Tere kõikidele jääratähtkujus sündinutele. Jäärad, vaatame teie märtsikuud. Vaatame, mis räägivad kaardid teile märtsikuu kohta. Millised energiat teid saatma hakkavad. Märtsikuu meil juba käib, aga vaatame, mis siin toimuma hakkab, et veebruari jäi meil sujuvalt vahele. Ma võtsin omavoliliselt pausi, puhkuse endale. Aga nüüd märtsis siis lähme edasi. Ja me vaatame samamoodi, nagu me oleme alati vaatanud, et millised on need positiivsed ja negatiivsed energiat, et need on siis nagu kõige tähtsamad teile. Väga sarnased energiat on, ääretult sarnased energiat, aga siin on nüüd vahe sees. Positiivne ja negatiivne energia on väga sarnased. Aga neil on selline vahe sees, see on selline väga hierarhilised kaardid on. Väga suur rõhk läheb märtsikuus koostööle. Koostööle kellegagi. Ja siin on nüüd hierarhiline koostöö. Aga milline on siis positiivne ja milline on negatiivne koostöö? Tähendab inimestega, kes on teist kas tunduvalt nõrgemad või tunduvalt tugevamad, kes on teist võib-olla nagu kehvemas materiaalses seisus või tunduvalt paremas materiaalses seisus, kes on teist võib-olla haritumad, kes on teist võib-olla natukene vähem haritumad, kes on teist vanemad, kes on teist nooremad. Selline hierarhia käib. Aga milline on siis positiivne ja milline on negatiivne? Positiivne energia on selline energiavahetus, mis on tingimusteta. Ehk sina mulle, mina sulle vastu midagi tahtmata, ilma tingimusteta. Negatiivne on, kui on seatud tingimused. Siin on nüüd niimoodi, et ma räägin sellest, siin on väga negatiivne on ka kontroll. Kas kontroll teie poolt mingi olukorra osas või kellegi inimese suunas või kellegi teise poolt kontroll teie üle. Vot see on väga negatiivne. Väga negatiivne. Ei ole see kuu hea anda juhtimist ja kontrolli kellegi kätesse. Kas annate teie kellegi kätesse näiteks, et sina oled minu õpetaja, sina oled minu juhendaja, konsultant, treener, ükskõik kes. Ja vot sina juhi mind, juhi minu olukordi, juhi minu tegevusi, võta kontroll minu toimetamiste eest ja minu eest enda kätte. See on negatiivne. Ja vastupidi ka. Kui te tahate ise võtta kellegi eest kontrolli ja juhtimist enda kätte. Ühesõnaga, kas anda kontroll kellegi kätte või võtta ise kontroll kellegi eest enda kätte, just nimelt kellegi eest. Et mina olen nüüd see jookseb juba lähiminevikust välja. Mina olen see, kes teeb ära kõik, mina olen see, kes saab kõigega hakkama, mina olen see, kes teab kõike. Mina tulen, teen, mina saavutan, mina võidan, mina lahendan, mina kontrollin, mina õpetan, mina juhendan. See on kõik negatiivne. Kõik peab toimuma sellises vabatahtlikus energias,
et üks ühele, teine teisele. Et selline nagu ütleme natukene mingil võiks öelda nagu suuremeelsuse energia. Et see mina, vot see mina ei ole kuidagi nagu positiivne. Et hoidke teie enda oma endale, see, mida teie peate kontrollima ja las see teine inimene ja juhtima. Kontrollige ja juhtige oma asju, aga mitte teiste asju ja teistele samamoodi, et ärgu nemad kontrolliga ja juhtigu teie asju. Vot see on kõik see negatiivne pool. Kindlasti ei tohiks te olla inimene, kes keeldub koostööst, sest koostöö on teile ääretult vajalik. Kui te nüüd arvate, et te suudate, võtame siin kõige lihtsama näite praegu, näiteks selline, et oletame, et teil läheb köögis mingisugune, ma ei tea, läheb midagi umbe või läheb mingi toru katki või midagi. Ja vot te tõusete püsti ja ütlete, et vot mina teen, mina parandan üksi, mina saan kõigega üksinda hakkama ja kõik. Te ei saa sellega hakkama. Te ei suuda seda kontrolli saavutada olukorra üle. Ja selle jaoks on nagu on hea pöörduda kellegi juurde abipalvega. Et selline targutamine, õpetamine, kõik see on nagu negatiivne. Aga koostöö abipalvega kui sellisega on väga positiivne. Et kui teil on abi ja toetust vaja, siis teie ümber on inimesi, kes toetavad ja aitavad teid. Et ei ole vaja nagu ise hakata siis mingisugust teavet otsima, oskusi omandama, informatsiooni õppida midagi siin, et saada mingisuguseid olukordi, sündmusi kontrolli alla. Pöörduge, teid aidatakse. Aga teil on üldse see kuu väga palju suhtlust. Väga palju suhtlust, aga see suhtlus peaks olema ka vabas formaadis, mitte mingisugune kangekaelne. Kangekaelsust ei oleks vaja. See on selline kangekaelsus, kus te lähete absoluutselt kõige peale välja, et saada maksimaalselt just kõik enda kätte. Võib-olla mõningatel juhtudel isegi kas teie poolt manipulatsioon või teie poole manipulatsioon, see on ka negatiivne. Et peaasi, et saavutan, ükskõik kuidas, eks ole, et see on ka negatiivne. Ja kui teile üritatakse see kuu riputada mingisuguseid kohustusi kaela, näiteks sina tee, sina otsusta, sina juhi protsessi, see on negatiivne. Ja teie ärge pange ka oma kohustusi kellegi teise kaela. Las igale ühele jäävad omad kohustused. Et see oleks nagu hästi oluline. Te olete ise ka selline koostööaldis ja selline tegelikult küll, aga te vabanete mingisugusest probleemsest situatsioonist või olukorrast või murest või see, mis teid nagu koormab või mis teile raske on või millestki te vabanete. Aga siin tuleb meeles pidada, te vabanete läbi kellegi abi, läbi kellegi toetuse, aga mitte läbi kontrolli või läbi juhtimise või läbi, ma ei tea, peaga läbi seina mineku või kuidas iganes. Et ei. Ja üleüldse peaksite te võtma see kuu asju nagu lõdvemalt, kergemalt. Et jällegi see sõna, see kontroll. Pingeline selline kontroll, et see on väga negatiivne. Siin on väga nagu juba lähiminevikus tuleb midagi sellist, et käsi püsti, ma tean, ma teen, ma oskan, ma saavutan, ma olen kõigeks võimeline ja nii edasi. Et selline asi võib siin ka olla. Mõnel teist võib olla niimoodi, et on siin
vaata, inimesed näevad ka tegelikult, et teil on mingisugune illusioorne ettekujutus kõigega hakkama saamisel. Et kõigega hakkama saamisel, kõigega toimetulekul. Et märtsikuu ei ole see ja siin on ikkagi nagu sõbralik ja abivalmis inimressurss teil hästi oluline. Hästi lähevad teil see kuu positiivne on igasugused finantsliikumised. Raha mitte ainult ei tule, vaid raha ka läheb, aga samas jälle ka tuleb. Et siin on selline tuleb, läheb, et selline nagu selles suhtes ei ole niimoodi, et tuleb ja läheb ja korras, vaid siin tuleb, läheb. Et selline nagu rahade liikumine on hea, väga hea. Väga hea on koostööd teha finantsasutustega. Väga hea on koostööd teha oma tervise osas kellegagi. Et siin on inimesed, kes tahavad teiega koostööd teha, kes tahavad teid aidata, mitte kontrollida, mitte juhtida, vaid aidata, just nimelt aidata. Et nii kui te tunnete mingisugust kontrolli või juhtimise momenti, nii võite kohe sellega arvestada, et siin on mingisugune illusioorsus sees, mingisugune liiga nagu selline ettekujutus, mis ei osutu nagu reaalseks. Et vabatahtlikkus on hästi oluline. Te ei tohiks muuta märtsikuus asju liiga keeruliseks. Ei tohiks nagu raskendada. Ei tohiks kontrollida, ei tohiks üksi lahendada. Et teie kergus peitub teie koostöös, aga teie kergus on see, mis paneb teid nagu üldse liikuma, tegutsema, toimetama see kuu. Et te peaksite asjadele vaatama kergemalt. Et negatiivne on see pinges oleks see kontrollimine, see juhtimine, positiivne on just selline meeldiv atmosfäär, meeldiv koostöö, meeldiv selline nagu teineteise mõistmisega koostöö ja kergelt. Et te vabanete see kuu millestki nagu väga tugevalt. Millestki või kellestki te vabanete väga tugevalt. Ja see vabanemine on teie jaoks positiivne. Te suudate mingisuguse, mõelge nüüd ise, mis situatsioon või olukord teil on, mis teil praegu nii aktuaalne on. Et te suudate sellest ära minna, selja taha jätta, maha jätta. Ja teile saabub kergus, teile saabub kergendus. Usaldage seda protsessi, kus te ei kontrolli. Usaldage seda protsessi, kus te lihtsalt lasete lahti. Vabastage end sellest, kus teil on see kontroll või juhtimine. Ja teil saab väga kerge olema. Ja läbi selle kerguse tuleb teile nagu edasi liikumine, tuleb areng, tuleb kasv ja tulevad mingisugused tulemused. Läbi selle kerguse, mis te saavutate, tuleb teile vabanemine. Siin hakkab teil kohe nagu mingi selline uus tee, uus algus. Teil on sõna otseses mõttes vabadus. Ja kõige sellega seoses saavutate te tunnetuse, et te olete sõna otseses mõttes nagu mingi valge puhas leht. Ja lähete edasi kergusega, lähete edasi rõõmuga, uude etappi, uude algusesse, muretu ja vaba sellest, mis teid koormas. Kas mis või kes? Ühesõnaga suhtuge kergemalt. Ja kergus tuleb teile sellisel juhul kohe kindlasti. Te alustate puhtalt, et see on puhas vabanemine millestki. Puhas vabanemine koormavast situatsioonist olukorrast.
Aga siin ma ikkagi rõhutan, koostöö inimestega on väga oluline. Mitte kaagutamine, õppimine, õpetamine, mitte õppimine, vaid õpetamine ja selline enese kätte sellise initsiatiivi tugevalt haaramine, et mina ja mina olen ainuvalitseja, mina olen ainuvõimeline kõik korda seadma ja kõik torud olen võimeline ära parandama ja maailma olen võimeline parandama ja kõik naabrid lepitan ära ja nii edasi. Et selline kontrolli haaramine, et see ei vii mitte kuskile. Te ei saavuta lihtsalt mitte midagi, see on teie jaoks unistus, illusioon, mis ei täitu. Juba lähiminevikus hakkas teid kuskile, ma ei tea, kuskile hakkas nagu kiskuma. Kas te lasite mingi idee käiku juba lähiminevikus? Või tekkis teil mingisugune soov midagi käiku lasta? Kas lasite käiku või olite valmis käiku laskma? Kuidas kellelgi nüüd siin on? Küpsus oli selles osas teil nagu tegelikult iseenesest olemas. Aga siiski ei tohiks nagu läheneda asjadele, olukordadele, tegevustele niimoodi, et ma olen spetsialist ja ma lahendan kõik üksi ära. Natuke võib tekkida selline ülepingutatus oma nutikusega. Ülepingutatus oma oskustega, üksi ja ise. See on see täpselt, millest ma teile siin rääkisin. Ühesõnaga see üksi ise ja kontroll ja võimu haaramine ja nii teie poolt kui teie poole, et see on negatiivne. See on negatiivne, siin tuleb ennast lõdvaks lasta. See mina, minu oskus, minu tarkus, minu kontroll ja nii edasi. Lihtsustage, tehke asi lihtsamaks ja te näete, kuidas kõik hakkab minema. Kasutage inimestega sellist meeldivat energiavahetust ja koostööd. Ma ei tea, midagi te nii hirmsasti mõtlete. Mõtlete midagi väga tugevalt, aga ega te teistele ei avalikusta. Teil on mingisugune idee tuleb lähiminevikust. Midagi te tahate ellu viia või milleski on teil olnud mingisugune võit või midagi tahate teostada või midagi, te ei saa üksi sellega hakkama. Te ei suuda. Te siin vaikite, ega te välja ei räägi ka. Maailm ei tea, mida te mõtlete. Maailm ei tea, mida te planeerite, kavandate. Kuidagi nagu üksi olete oma mõtetes. Aga niimoodi on nii raske ja koormav. Niimoodi on raske ja koormav. Siin on nagu läbi jookseb kohe niimoodi, et siin ei ole mitte midagi teha. Siin on vaja lihtsalt sõna otseses mõttes minna kerguse peale välja. Mitte raskendada ja mitte keeruliseks teha, mõelda ja kontrollida asju. Küsige abi. Teil ju õnnestub kõik. Absoluutselt kõik teil õnnestub. Tegelikult õnnestub ka neil, kes kontrollivad. Aga vot siin on täpselt see, et panen peaga läbi seina. Ja teine variant on see, et lihtsalt lasta lõdvemaks, kergemaks, küsida abi ja te jõuate palju lihtsamalt oma tulemuseni. See, kellelt te abi küsite, kellelt te abi küsida tahate, kellelt toetust või nõude tahate. Tegelikult see inimene või need inimesed, nad näevad ju, et te ei saa hakkama. Te saate rõõmu tunda.
Te saate reaalselt, faktiliselt saate korralikult rõõmu tunda. Need, kes võtavad teist kergemalt, teevad koostööd, need vabanevad mingisugusest koormast ja sellega on teil nagu kuidagi nagu, ma ei oskagi öelda, te ikkagi, ma võtan üldplaanis kokku, kuidagi nagu keeruline oli siin see situatsioon. Siin on väga tugev vabanemine läbi kerguse, kergenduse, mis teile tuleb, läbi abi, tulemuse saavutamine, lõdvaks laskmine. Ja tuleb teile rõõm, tuleb teile tulemus, maksimaalselt positiivne tulemus, kus te ootate mingisugust tulemust või vastust, siis see teile tuleb reaalselt, faktiliselt tuleb kuu keskel, kuu lõpu poole. Tuleb ja te saate sellest väga palju rõõmu tunda. Ma ei tea, kaardid tahavad teil saada mingisugust otsustavust. Nad ei taha, et te hoiate millestki väga tugevalt kinni ja kontrollivad seda. Siin kaardid väga tugevalt räägivad. See on millestki või kellestki väga tugevalt, mingist olukorrast, situatsioonist, inimesest või kellestki väga tugevalt kinni hoidmine ja väga tugev kontroll. See on väga negatiivne. See on väga negatiivne. Kaardid tahavad, et te nagu teeksite mingisuguse, siin on nagu mingisugune otsustavus, mingisugune otsuse vastuvõtmine, mingisugune otsustavus. Ilmselt kas küsida abi või toetust. Inimesed on väga heasoovlikud. Inimesed on avatud teile. Et siin on selline läbi jooksev teema on siiski ikkagi see puhtalt kontrolli maha jätmine ja see alustab teil kõik. Te suudate väga tugevalt millestki lahti saada. Väga tugevalt. Ma resümeerin, võtan kokku, nii et võib-olla natukene nagu kompaktsem oleks see asi. Ühesõnaga see, mis teil on plaanis juba lähiminevikust või te lasite lähiminevikus juba midagi käiku või mida iganes. Ja nüüd te tunnete, et te suudate selle asjaga kõik üksinda niimoodi hakkama saada, kontrollida seda. Siis mõtetes teil on tekkinud selline nagu tugev mõttepaus. Võib-olla, et aga kuidas edasi ja kas on võimalik, siis läbi inimressursi, inimabi õnnestub see teil väga hästi. Te saate oma tulemuse. Te saate väga tugevat rõõmu tunda, emotsionaalset rõõmu. Ja te saate kerguse, te jätate raudselt midagi selja taha. Täiesti kindlasti kohe. Kas te lähete ära mingi inimese juurest, kes võib-olla kogu aeg topib teile mingisuguseid kohustusi kaela ja nii edasi ja mis on teie jaoks koormavad, siis sellest õnnestub teil vabaneda väga hästi. Sellest õnnestub teil vabaneda väga hästi. Selline vabanemise kuu on, kerguse kuu on ja positiivsete emotsioonide kuu on. Siin võib olla ka mingi selline nüanss sees, et on midagi, millest teil on juba nagu emotsionaalselt nagu küllalt saanud. Et mingi asi või mingi tegevus on ennast nagu ammendunud. Te jõuate sellega kuidagi nagu lõpusirgele.
ja siis te lähete ka sellest ära, aga see on positiivne äraminek, see ei ole negatiivne äraminek. See on äraminek ka sellise kergenduse ja kergusega. See on äraminek samamoodi kergenduse ja kergusega. Et siin on jah, siin on väga tugevalt nagu rõhutavad kaardid sellisele kontrollimisele, kinnihoidmisele ja selles suhtes illusoorsusele, et see on negatiivne kõik siin, mis ei vii teid soovitud tulemuseni, mida te tahate. Positiivne on siiski nagu selline tingimusteta koostöö inimestega, abistamine, seeläbi siis positiivse tulemuseni tulemine ja täielik vabanemine mingisugusest situatsioonist, olukorrast, äraminek. Et siin on ka hea. Need, kes jäävad selle kontrolli peale, millest ma siin alguses rääkisin, siin on see peaga läbi seina, üle laipade minek, et mina saan, mina kontrollin, mina teen. See on selline situatsioon, see on ka võit tegelikult iseenesest, aga see on võit sellise, kuidas ma ütlen, iga hinna eest. Et põhimõtteliselt iseenesest on väga positiivne kuu, kui te suudate lasta ennast lõdvemaks, mitte kontrollida ja teiste inimestega koostööd tehes. Et väga tulemuslik kuu on see kuu ja põhimõtteliselt tulemuste kuu, positiivsete tulemuste kuu ja vabanemise kuu. Natukene tuli küll kaootiline, natukene läks sassi siin selles mõttes, et see sõnastus mul, aga ma loodan väga, et ma sain selle mõtte nagu teieni ära tuua. Et sõnastus võib-olla oli natukene keeruline. Et ma korraks veel näitan üle, et üritan parandada ennast. See on siis kontrollimine ja koostöö läbi kontrolli ja positiivne on siis koostöö nii-öelda vabatahtlik, tingimusteta. Ma ei oota sinult midagi vastu, ma ei taha sinult midagi vastu, ma aitan sind, ma teen sulle, sa ei pea mulle midagi vastu andma, sa ei pea minu eest midagi ära tegema. Et selline on väga, väga hea koostöö. Aga siin on inimesed, kes teid aitavad ja kes tahavad teiega koostööd teha. Teie ei tohiks olla õpetaja, teie ei tohiks olla targutaja ja kontrollifriik. Et see on selline. Ma vabandan, kui ma natuke keeruliselt seletasin, aga ma loodan, et see mõte jõudis teieni. Ma soovin teile ilusat märtsi ja kuni järgmise korrani.